Tervist kõigile ja tere tulemast järgmisse õppetundi, mis puudutab 3D programmi Blender. Tänases tunnis paneme siukse stseeni kokku, mis asub nii-öelda image editoris. Kõik nii-öelda proportsioonid, asukohad peavad nii-öelda jääma samaks. Ja neid assetseid on võimalik siia tõsta, kui vajutasime all ja siis leiame selle õige ja lihtsalt luistame siia peale. Täpselt samamoodi nii-öelda materjaliga. Nii-öelda materjali võite valida ise, mis panete, aga kõik nii-öelda toolid, pildid, nii-öelda lauad, need peavad olema õiged ja õige suurusega. Seejärel, kui kogu projekt on valmis, siis vajutate 0, siis ta läheb nii-öelda kaamerasse ja seejärel render ja render image ja siis saadate koos nii-öelda renderdatud failiga ja projekti failiga Teamsi. Tahaks märkida ka seda, et kui te parasjagu töötate või panete kogu selle stseeni kokku, siis te võite töötada nii-öelda solid vaates, ehk siis arvuti ei söö nii palju ressurssi. Ja võib ka panna nii-öelda single, ehk siis see nii-öelda veel vähem koormab arvutit. Kogu selle nii-öelda stseeni kokkupaneku vältel tuleb kasutada erinevaid shortcut'e, mida me oleme juba õppinud eelmistes õppevideotes. Ja lõpptulemust on võimalik näha, kui läheme nii-öelda selle shadingu vaatesse, siin nii-öelda võimalik siis näha nii-öelda kogu stseeni, kus on näha nii valgust kui ka materjali.